Fiksikud. Noolik kõlitab arvuti ventilaatorit. Pane vasakult mööda, anna gaasi. Nüüd mine paremalt. Ettevaatus, sein, pidurda. Miks sa ei pidurdanud? Kartis. Mida ma kartsin? Mul läks midagi silma. Need olid su käed. Minu kord. Las ma näitan, kuidas tegelikult sõidetakse. Mis arvutil viga on? See käitub juba ammu imelikult. Lülitab end ise välja. Sellest pole midagi. Panen kohe uuesti tööle. Mulle see asi ei meeldi. Tule, Noolik. Lähme sisse ja vaatame järele. Nagu inimesed võivad ka arvutit haigeks jääda. Võib tekkida kõrge palavik. Nad võivad isegi hakata köhima ja aevastama. Kui üks masin või aparaat jääb tõsiselt haigeks, võib olla lausa hilja ja neid ei saagi enam korda teha. Kas poleks siis parem, kui me ei laseks neil üldse haigeks jääda? Kõik teavad, et need inimesed, kes oma tervise eest hoolitsevad, ei käi nii tihti arsti juures ja jää haigeks, elavad kauem ja ei lähe katki, kui nende eest korralikult hoolitsetakse. Masinatega on samamoodi, seepärast tulebki masinaid aeg-ajalt üle vaadata, puhastada ja õlitada. Seda nimetatakse profülaktikaks. Profülaktikat peavad alati meeles pidama nii inimesed kui ka fiksikud. And preventive maintenance is something that always should be kept in mind by humans and by fixies. Mis see on? Mis asi? Kas sa ei kuule? Mis hääled need on? Ilmselt on see fiksikuõgija, kes üles ärkas. Mis fiksikuõgija? Kas sa ei teadnudki, et mõne aparaadi sees elavad hirmsad koletised? Neile meeldib fiksikuid taga ajada ja ära süüa. Ja mida väiksemad fiksikud, seda rohkem nad fiksikuõgijatele maitsevad. Ja miks sa pole mulle varem fiksikuõgijatest rääkinud? Ma ei tahtnud, et sa kartma hakkaksid. Hea küll, Jänespüks, lähme edasi. Simka, kus sa oled? Ei, ära pane mind nahka, fiksikuõgija. Simka, tule siia. See hääl tuleb siit, vaata. Ja see pole mingi fiksikuõgija, vaid tavaline ventilaator. Mitte tavaline ventilaator. Ta vajab meie abi. Näed, kui haige ta on. Lähme kohe ja paneme ta tööle. Arvuti saab töötada ainult siis, kui kõik selle osad on korras. Ja kuigi ventilaator on pealtnäha lihtsalt mootor, millel tiivid küljes, ei saa arvuti selleta töötada. Ventilaatori ülesanne on jahutada kõiki muid arvuti osi, kui need kuumaks hakkavad minema. Ventilaator jahutab arvuti sisemust, puhudes sinna õhku. Aga kui tiivik saab mustaks ja enam korralikult ei tööta, võib arvuti üle kuumeneda ja ennast välja lülitada või üldse katki minna. Lülita arvuti välja. Miks? Pärast räägin. See töö on tehtud. Hakkame nüüd õlitama. Las mina ka. Hea küll. Õlitatud. Ja su nina samuti. Tom Toomas, pane tööle. Tehtud. Ja siis korraga kuulsin fiksikuõgija hirmsat mööratust. Aga ma ei kartnud üldse. Tormasin otse lahingusse. Ja Simka? Ta oli kuskil peidus. Ta on tüdruk ja tüdrukud on kõik argpüksid. Pidin koletisega täitsa üksi toime tulema.
See oli vist näide sellest, kuidas arad tüdrukud peitu poevad, kui neil hirm hakkab. No jaa. Tõlkinud